lai Tamsui jõgi, mis lahutab Taipeid ja New Taipeid. Mõtlesin, et teen ilusa rannapromenaadi jalutuskäigu, aga siin on suured ehitused käimas. Nii et tuleb siin vist jalgratastega koos astuda. Aga jalutuskäik läheb siis Taipei pearaudteejaamast läheb sõit edasi lennujaama ja lennujaamaga algab siis pikk kodutee. Mõtlesin, et jah, jalutan siin ilusa rannapromenaadi ääres, et teen väikese ringi. Aga kes seda oskas arvata, et rannapromenaadi ääres käib siuke ehitus. No vähemasti on siin seina taga väiksem kui suure tee ääres, kuni mitte palju, suht lärmakas linn ikka. No nüüd sain otseselt ehitusalaks välja. Ja siin on see Riverside park, jõeäärne park. Saab siin istuda ja möödakäijaid seirata ja võib-olla natukene ka reflekteerida siis oma Taiwanis oldud aja kohta. Et Taiwanit kokku võtta ühe lausega või sõnaga on väga keeruline, et ta on väga mitmekesine paik ja loomulikult mina vaatlejana saan ainult öelda, kuidas vaatlejale või reisijale või läbikäigu turistile see koht tundub. Et no tundub väga mugav, et see mulle meeldib, et need convenience või mugavus ennekõike, et neid 7-Eleveneid ja Family Mart'e ja High Life ja siuksi convenience poode, et neid on iga nurga peal, et siukest asja nagu näiteks Euroopas väiksemates kohtades lännates, et jõuad kuskile kohta ja polegi süüa, et sellist asja siin Taiwanil naljalt ei juhtu, kui see just ei lähe päris üksikutesse mägedesse. Teine asi see transpordisüsteem, et see on väga mugav see easycardiga lehvitamine, mis on muidugi keerulisem, on need kiiremad ja nõutumad rongid, et kus sa pead mingisugune kuu aega ette broneerima ja vaatama, et see ajaaken lahti läheb, et muidu on õnnemäng, kas saad või ei saa või saad seisukoha. Et see on natukene nagu siukene keerulisem. Taiwani inimesed mulle tunduvad, no eks inimesed igaüks on muidugi isemoodi, aga keskeltläbi mulle tunduvad nagu üksjagu rahulikumad, kui ütleme näiteks Eesti inimesed ja seda on näha ka nende nagu koeradest, et koeri üldiselt oli, aga oli vähem, kui on ütleme näiteks Keila linnas või üldse Eestimaal, et koeri päris vähe nägin, aga koerad olid ka siuksed rahulikud ja kui öelda, et koer peegeldab nagu, kes tema peremees on, siis võib öelda, et inimesed on ka nagu keskeltläbi rahulikumad, sõbralikumad. Eriti mis puudutab nagu seda sõbralikkust ja valgeid inimesi, et väga sageli, kui nagu mind nähti, siis lihtsalt naeratati, tervitati, vaadati uudishimulikult, aga keegi midagi ei pärinud, ei tüüdanud ja tundus jah kohati, et isegi see, et ma olen nagu valge inimene, et see sain tänu sellele veelgi parema kohtlemise osaliseks kui muidu. Ainuke asi, et mis keerukusti tekitab, on ikkagi see keelebarjäär teinekord, et jaa, et siin Taipei linnas suurtes hotellides ja turistikamates kohtades muidugi räägitakse inglise keelt, aga mingid väiksemad kohad, isegi kui on näiteks majutuskoha moodi koht, et isegi seal tekkis kohati keeletõrkeid, et tänu siis Google Translate'ile muidugi sai tõlgitud ja hakkama. Aga see AI värk, ta ei ole ikkagi siiski veel täna nii mugavaks arenenud, et saaks nagu kuidagi sujuvalt suhelda. Et ja kohati mulle tundus, et nagu võiks rääkida inglise keelt. Aga sai hakkama. Nii, mis siis veel? Et see, kas lõunapõhi Taiwanis kuidagi mulle tundub erinev või mitte, et siis ma ütleks, et näiteks et Taipei kant siin see liiklus ja kõik see olukord tänavatel, et see on kuidagi nagu sujuvam, et mida alla lõuna poole hakata minema, siis seda rabedamaks nagu asjad lähevad, seda rohkem on neid igasuguseid rollereid, sulle tundub, et tänaval on ohtlik liikuda ja nii edasi. Et natukene nagu tundub see õhkkond võib-olla erinev, et eks see majanduses on ka see põhja-lõuna divide, aga ka nagu see üldine
üldine elu ja melu ja no muidugi idarannik on niisugune, no väga palju ma seal ei käinud, eks ole, Taitungis ja siis seal Taroko rahvuspargi lähedal, aga tundus niisugune rahulikum, rahvast on seal tunduvalt hõredamalt, et kui mina kusagil peaksin Taiwanis elama, siis pigem seal idaservas ilmselt elukoha mõttes. Muidugi arusaadav töö mõttes, et miks inimesed, eriti noored, kolivad just lõuna poolt lääne kaldale ja siia põhja poole Taipei kanti. Kui ma reisiblogisid lugesin ja mis võib-olla tuli mulle nagu üllatusena või et nagu teistmoodi on, kui reisiblogides kirjutati, no see kord ikkagi siin ei ole päris nii range mõnes mõttes, kui seal reisiblogid viitavad, eriti mis puudutab näiteks mingi see, et sa ei tohi ühistranspordis süüa ja näed, su närimine kuulub ka söömise hulka, kategoriseerub. Tõepoolest, et nii vähe või palju, kui ma metrooga sõitsin, kui ma bussidega sõitsin, et siis seal nagu bussist metroos söömist ei olnud, aga rongis ma nägin küll, istusin ja siis keegi naisterahvas minu kõrval rahulikult plätsutas, et see, no ma ei oska öelda, et see vist nii range ei ole, kui ta varem oli või kui öeldakse, et on. Ja tundub, et ikkagi see lääne värk, et lääne kultuur, midagi sealt USA poolt ja nii edasi, et midagi hakkab ikka nagu siia ka imbuma selles elustiili mõttes. Ehkki, ja mul on väga raske kõrvalt kommenteerida, et mis see tüüpiliselt Taiwani inimese nagu elustiil on või päev välja näeb või kas niisugust nagu tüüpiline inimene üldse on, sest kindlasti ühed on need, kes töötavad seal high-tech maailmas ja teised on need, keda ma näen nagu igapäevaselt, siis kui ma näiteks hotellidesse check-in'i teen, mingisugused toateenindajad ja nii edasi. Et need on esmased muljed Taiwanist. Ja mis puudutab mind ennast, siis või kuidas see minu kogemus oli, siis kindlasti see igapäevarutiini, mis mul nagu Eestimaal on, et kui ma tööperiood on, selles mõttes täiesti erinev, täiesti rutiinist välja, siis mul ei olnud nagu mingisugust konkreetset elurutiini, kuna mõnel päeval ma nagu sõitsin punktist A punkti B, mõnel päeval lihtsalt astusin linnas ringi, mõnel päeval oli mul kavandatud matkamarssruut, et sain natukene nautida seda nagu täitsa nagu rutiinivaba elu. Kuigi mingid asjad ikka kujunevad, et mis ma üritan teha on, et pärastlõunaks kenasti ilusti hotelli jõuda, et siis päev kokku võtta, järgmist päeva planeerida, võib-olla natuke taustalugemist teha, et seda ma üritasin säilitada, et ma jõuan kusagile kohale väga hilja või et seda nagu ma üritan mitte teha, et seda ka blogid räägivad, et tööelu on siin nagu läheb käima alles õhtul, et sellest ma ei osalenud praktiliselt, et see üks ööturg Keelungis, kus ma kõige kuulsam ööturg, kus ma sisse astusin, ma sain aru, et nagu see ööturg ja rahvamassid ja nagu see ei ole üldse minu teema, et siis ma pigem jäin sellest kõrvale ja ega ma nagu kõiki neid Taiwani kogemusi kindlasti läbi ei proovinud, et see, millise kogemuse keegi saab kuskil reisides, sõltub ikkagi sellest, et kes ta ise on, kuidas ta ise tahab reisida, milline on tema stiil. Et eks sa ikkagi ole sina ise, kes rändad füüsiliselt, rändad oma mõttes, saad väljast mingisuguseid jupikesi, mingeid infokilde, õpid midagi uut, aga ikkagi sina oled sina ja vastavalt sellele kujuneb ka sinu kogemus. Ma arvan, et need on lihtsalt lambist mõtted, mis mul praegu pähe tulid enne seda, kui ma nüüd siis tagasi tee jalga alla võtan. Et eks ma jõuan lennukis kindlasti pikkadel lendudel, pikadel lennujaama pausidel nagu veel mõtiskleda, kokku võtta seedide ja eriti kui ma hakkan nüüd pärast hiljem tagantjärele neid oma videosid üle vaatama, tuunima, et siis kindlasti tuleb palju süsteemsem ja terviklikum arusaamine, et mis see reis täpselt oli või ei olnud. Et praegu tundub, et aeg läks lihtsalt nii kiiresti, et nagu juhti, ei saanud aru, iga päev oli mingist sevimist täis ja nagu seda aega, et hakkaks igav või midagi, seda aega absoluutselt ei olnud. Et siin on nii palju vaadata ja ma käisin praegu ainult siis Taiwani saarel, Taiwani põhisaarel, aga tegelikult need väiksemad saared ja kõik neid jäid ju ka vaatamata ja päris mitmed kohad jäid külastamata ja põhirajad, osad olid suletud.
osadele lihtsalt ei jõudnud, et kindlasti oleks nagu meil ja veel mida teha, kui Taiwanisse mõnikord tagasi tulla. Ega need kogemused, need templikogemused, siin on võimalik nii palju kogemusi saada ju, et üks on see looduse kogemus, mida mina kõige rohkem otsisin, aga teine asi, no need religioossed kogemused, mingisugused suured massipalverännakud, mingi nagu see matsurännak oli siin, et temaatilisi reisi oleks siia ka võimalik päris palju teha. Et jah, tole mugav koht, et minu arvates väga tasub Taiwanisse tulla ja mulle väga nagu meeldib. Muidugi, kui Hanoiing asjadest rääkida, siis üks asi peale valgusfooride, mis me kaguvad teinekord tiksuvad ja võib-olla rollerite, mis süstivad sinna, kus vaja ei ole teinekord või kus sulle tundub, et on ebaloogiline, on need kaamerad siin. Et siin ja seal ikkagi näed kaameraid väljas ja tundub, et oled nagu pideva jälgimise all. Et ühest küljest, et jah, kui kaamerad on mingites kohtades, siis see tekitab nagu turvatunde, eriti kui sa oled üksik naisterahvas, pimedas reisid ja nii edasi. Et siis on nagu tore. Aga kui on lihtsalt suvaliselt tänava peal, suvalise koha peal ja vaatab sulle nagu otsa, millega sa tegeled, siis see tundub nagu veits nagu privaatsuse rikkumine mulle, kes ma nagu Euroopast tulen. Samas eks Eestis ole ka need liikluskaamerad ja asjad, aga ikkagi siin on need värkse silma torkavamalt. Ja Air China, see on nüüd Mandri-Hiina see lennufirma, seal muidugi on konkreetselt niimoodi, et lennukis on väljas silt, et lennuki siseruum on public space ja public space'is, et siin teid võidakse filmida. Täitsa huvitav, siin raudteejaama all olev Taipei City Mall, mis oli siis tuubile rahvast täis ja kõik avatud sagine käis. Täna on mingisugune 10:41 hommikul, kolmapäeva hommikul. Kõik suletud kinni. Üksikud inimesed ainult arutavad. Taiwan'i lennujaamast check-inist läbi. Check-in oli suhteliselt kiire ja efektiivne. Aga siin on väga lahedad need ooteruumid temaatiliselt tehtud. No kõigepealt paadid. Siis siukene värviline elukas ja punane rong. Ja seal paistab just mingi kanajalgade lütikene. Vahepeal vähekene džunglit ja raudtee. Siis on vähekene linnutemaatikat, mõnusad pehmed munad siin. Iga värava juures on siukene spetsooteala. Vahepeale mahub mingisugune näitusesaal ja loomulikult mahuvad igasugused kohad, kus järele jäänud, teisest järele jäänud raha veel laiaks lüüa saab. Piili Puppet legend, natukene muinasjutulisust. Lennukile minekut saab veel kõhu kõvasti Taiwan'i neid beef-nuudleid täis süüa. See pidavad suht tõhus toit olema. Targa rohelise energia ootamise ruum. Ratas, masin, ei tea, et kui ma seda väntan, kas siis tekib nagu rohelist energiat targalt. Näiksegi sedamoodi. Fitness Green Power Station. Ja. Siin on Taroko rahvuspargi tema etiket. Pekingi lennujaam. Lennusõit ise oli päris kiire. 3 tundi vaevalt sai söödud, tukutud, natukene loetud ja oligi juba maandumine.
aga siin Pekingis, ehkki mul on nagu transfer lihtsalt, see kontroll ja läbiotsimine oli suht-koht väga põhjalik. Enam-vähem kõik mündid minu käekotist kallas välja ja siis ütlesid, pane käed alla, et teil on so much. Ma ei tea, ma ise ei saanud arugi, kui palju münte mul oli kogunenud, aga nagu siuke 2 piudaid korralikult. Et täiesti jah, sul lahtipakkimine, pärast sul kokkupakkimine. Õnneks lendude vahel on pikalt aega, nii et kuskile hiljaks ei jää. Et nüüd on mul siin mingi 4 tundi Pekingi lennujaama aega vaadata. Frankfurdi lennujaam, vaatan viimast otsa, et Tallinnasse 10.05 kohaliku aja järgi. See Pekingist tulek, see lend 10+ tundi, see oli muidugi pikk. Ja siin Frankfurdi lennujaamas tuli taaskord see turvakontroll läbida. Üsna põhjalikult seekord kästi sussid järjest võtta või need matkasaapad. Ja siis mõõdeti kääripikkusi. Aga muidu läks suhteliselt käredalt. Selle loo lõpp. Tagasi koju.